Tere õhtust! Terviseõigusbüroo otse-eetris. Minu nimi on Birgit Riivits ja täna me räägime elatisest. Mina Tanel Riivits ja lisaks, et elatisele rääkimisest me vastame ka siis kõigile esitatud küsimustele, aga pean kohe ütlema, et neid on tulnud üllatavalt palju, sellist küsimuste tulva me ei näinud ette. Et praegu me arvame, et tõenäoliselt tuleb elatise teemal meil ka veel teine osa, aga kõigest jooksvalt. Tere õhtust ka minu poolt, mina olen Liina Karlsson. Et küsimus on palju, teema on aktuaalne, võib-olla alustuseks räägiks natukene statistikast. Statistiliselt on meil siis elatise võlgnikke Eestis kuskil 9000 pluss inimest, kes hoiavad oma kohustuse täitmisest kõrval. See puudutab kuskil 11 000 last, kelle elujärg võiks olla parem, kui neil nagu senini on. Summa summarumis rääkides siis on võlg kuskil 52 miljonit eurot. See on väga suur summa, arvestades seda, et Eestis on 100 aasta parim aeg ja ikkagi on meil nii palju ja nii suures summas elatise võlgnikke. Aga kasvutrend jätkub, meie jaoks on teema aktuaalne ja järelikult me täna seda siis ka käsitleme. Eks me kõik püüame siin laua taga istuda, anda ka oma panuse, et saaks nendes küsimustes õiglus jalule, et mina ütlen, et olles tegelenud väga palju erinevate võlasuhetega, et elatis on tegelikult võib-olla mingis mõttes see kõige küünilisem nõue, et ilma jäetakse see kõige nõrgemaks oma laps ja peab siis kasutama selleks seaduse, kohtu ja kohtutäituri sundi, et siis sellelt võlgaselt see raha kätte saada. Nii, aga siis annan siin järjele Birgitile ja sukeldume teemasse. Jah, et esmalt siis tooksin välja siis mõned eeldused, et mis need elatise nõude eeldused siis on. Et esiteks on kindlasti see, et laps peab olema sündinud, et varem elatist nõuda ei saa. Teiseks peab olema sünnitunnistusele märgitud siis lapse isa, kellelt siis elatist nõutakse. Ja kolmandaks võib siis esile tuua selle, et elatise nõudmise alus on siis, kui üks vanem siis lapsega koos ei ela ja tema kasvatamises ei osale. Ja milleks siis elatist vaja on? Elatist vaja ikkagi üksnes ja ainult lapse jaoks. See ei ole kellelegi teisele mõeldud, ei ühele ja teisele lapsevanemale, vaid otseselt seotud siis laste igapäevaste vajaduste rahuldamiseks. Väga laialt levinud arusaam on tegelikult see, mida me ka siin tihti kuuleme, on see, et see elatise nõudmine, et see on nagu justkui mingisugune, ma tea, kättemaksu aktsioon või et justkui tahetakse, kuidas öeldakse, nagu ära väänata siis sellele ühele lapsevanemale, aga tegelikult seaduse tähenduses ei ole üldse see, et elatis on mõeldud ainult ja veel kord ainult lapsele, lapse kasvatamiseks. Ja teame, nii mõnigi vaataja võib-olla ütleks, et vaat mul siin mees või kaasa või et sellest ostab endale seal mingisuguseid muid asju ja katab sellest omi kulusid. Ja on ka neid asju ette tulnud, aga ennekõike ta on ikkagi mõeldud lapse kasvatamiseks. Ja mis siin võib-olla eeldustest siis veel rääkida või sellest, et kui suur see elatis peab olema, et siin on nagu seadusandja selgelt nagu välja öelnud, et elatise summa saab olla kuni, pange nüüd tähele, kuni, mitte et ta peabki olema, vaid ta saab olla kuni pool kehtivat miinimumpalka. Ja täna 2019 aastal on meil kehtivaks miinimumpalga määraks siis 540 eurot, ehk see pooleks väga lihtne 270. See on siis juhul, kui on selline tõendamiskoormus põhimõtteliselt ei ole, et see on see, kus kohus mõistab selle välja selliselt, nii nagu siis hageja seda nõudnud on. Ja vahemärkuseks võib-olla ka see, et kes see hageja on see laps, kes tegelikult pöördub siis teise vanema vastu. Et võib-olla selline, mitte lapse vanem ei pöördu teise lapse vanema vastu, vaid see laps pöördub. Ja lapse esindaja, seaduslik esindaja on siis selle vanem, kelle juures see laps elab. Kas elatise summat saab ka siis suurendada, et iseenesest saab suurendada, sellel on jälle omad eeldused, mis peavad olema täitunud, et üks eeldus on see siis, et elatusstandard sellel lapsel peab olema kõrgem tavapärasest. Et mida see elatusstandard siis tähendab? See tähendab siis seda, et tal on mingi eriline kallim hobi näiteks, tal on mingid erilised vajadused, kas on puue. Ja tavaliselt on siis mõistetakse suurem välja, et kui erilist hooldust vajab.
et sellisel juhul peab siis juba lapsevanem, kes selle lapsega koos elab, peab suutma seda kõrgemat vajadust ka tõendada. Et siin tuleb ka tähele panna seda, et mõlemad lapsevanemad täidavad seda kohustust. Ehk siis kui lapsega koos elab vanem läheb nõudma näiteks 400 eurot lapse kohta kuus, siis ta peab suutma ka ise see 400 eurot iga kuu maksta lapse eest kulusid, ehk siis kokku 800 eurot. Et võib-olla siin teinekord on ka see arusaam, et üks maksab ja teine nagu kasvatab, aga tegelikult on ikkagi mõlemal oluline see kulu kanda. Jah, see nagu ongi, ütleme kohtuvaidlustes väga tihti tulebki see vaid nagu välja, et kui hakkab sisuline vaidlus, et vastaspool ei ole siis nõus, siis temale esitatavat nõuet maksma, siis nagu keskne vaidlus lähebki alati sinna, et millised on siis need lapse nagu kulud, kui siis tõesti üks pool soovib suuremat summat saada, kui on ette jäetud nagu miinimum. Ja eks seal mängib ka rolli tegelikult see, seda on Riigikohus ka meil selgelt öelnud, et kui siis lapse pealt makstakse näiteks riigitoetust, et see arvestatakse siis sellest igakuisest summast nagu maha. Ja tegelikult see on see koht, mis ta räägib siis võlgniku kasuks, et tema proportsioon langeb selle võrra, et kui makstakse riigitoetust. Ja kas mitte ei olnud isegi üürikorteri kulu oli nagu riigitoetus? Jah, selles osas mitte nüüd ainult üürikorteri kulu, et ütleme, et ka kommunaalkulud ja kõik sellised asjad, et see ikkagi on ka ju lapse elukoht ja neid saab arvestada elatise hulka tegelikult. Et see kõik on nagu jah. Aga see on jällegi see koht, et seal peab see nõudev pool peab siis nagu kohtule esitama, et üürilepingu ja makstud kulud ja nendest andma sellise ülevaate, see tõendamise pool on hästi oluline. Kõik need tšekid, kõik, mis kantakse lasteaiamaksusid, koolimaksusid, riideid, et on tulnud välja juhuseid, kus on esitatud riiete tšekke, aga lapse jalanumber millegi pärast ei vasta üldse sellele, mis lapsel tegelikult jalanumber on. Et siin selles mõttes tasub tähelepanelik olla, mitte kogemata selliseid tšekke sinna kohtule esitada, sest sellega te kaotate oma usaldusväärsust. Ja see tõendamine ei pruugi olla teil nii veenev, kui te võib-olla ise tahaksite. Sellega teete karuteene endale laiemalt. Jah, see peab nagu väga täpselt vaatama, et mida kohtule esitada ja see pole sugugi arv, et mul siin kolleegid esitavad teinekord mitukümmend lehte, eks jah, skaneeritud tšekke ja mida kõike, et tuuakse terve posu ja siis tuleb nendega tegeleda. Et üks asi veel, mis mulle siin niimoodi jutu käibib meenus, et mida tahaks veel lisada selle koha pealt, et mis olid siis need nagu eeldused, et üheks eelduseks kindlasti ei ole see, et elatist peab maksma ka olukorras, kus üks vanem ei võimalda teisele siis lapsega koos olemist. Et see on, ütleme, rahva folklooris kuidagi, nimetagem seda nii, on selline väärarusaam laialt levinud, et aga mina ei saa lapsega koos olla, et miks ma siis nagu maksan elatist. Et siis nagu mõeldakse ka sellise, ma ei tea, nimetagem seda kättemaksu hinges või valguses selle peale. Aga siin tuleb nagu alati mõelda ja ma soovitan nende võlnikele nagu mõelda, et aga mis te arvate, kes see siis nii kaotajaks jääb selles olukorras? Ei oma lihane laps ju. Et selline mõte nagu, ütleme, seaduses mingit toetust ei leia ja kohtus nagu ka selline niinimetatud argument, et see ka midagi ei maksa ja see nagu kellelegi korda ei lähe, et see ei tähenda. Laps vajab täna ja kohe süüa. Täpselt, et seal ei saa ju nii rääkida, et kui ma järgmine nädal raha saan, siis ma maksan. Ja seaduses on ka öeldud seda, et elatis makstakse alati kuu eest ette, mitte nagu järgi, et kui te telefoni maksu näiteks maksate, eks järgi. Et selliselt, aga võtaks siis äkki küsimusi ka. Et neid küsimusi on ju, nagu me enne märkisime päris palju, aga siit esimene küsimus on kohe selline, et kui pikalt tagasiulatuvalt elatist nõuda saab? Jah, seaduses on täpselt määratletud, et elatist saab tagasiulatuvalt nõuda maksimaalselt 12 kuu eest. Ei rohkem ega vähem. Vähem võib nõuda, aga selles mõttes rohkemat ei saa nõuda. Et 12 kuud on see maksimummäär siis. Mingi praktiline näide siia juurde, et näiteks kui siis perekond läks lahku laiali 1,5 aastat tagasi ja siis selle näite pinnalt nagu terve 1,5 aasta eest ei saa. Te saate ainult kalendrist, et alates, ütleme, kui te täna esitate elatise nõude, siis tänasest -12 kuud, eks ja mitte pikema perioodi eest, et see, millal oli faktiline nagu lahkuminek, et see nagu ütleme sellist tähendust ei oma, et ikkagi rangelt ainult 12 kuud võetakse arvesse.
siis äkki Liina võtab üle sellest, et kuidas neid kokkuleppeid on võimalik saavutada või teha, et. Jah, räägime siis vahepeal nendest kokkulepetest ka, et mõistan, et see võib-olla eraldi elude elama hakkamine on suhteliselt emotsionaalne ja keerukas ja seal nagu kaineid otsuseid ja mõistlikke otsuseid on nagu keeruline teha, aga meil on võimalik kasutada erinevat abi seal juures. Et näiteks kõige lihtsam on kasutada lastekaitse töötaja abi, kelle vahendusel saab seda kokkulepet siis sõlmida. Et lastekaitsetöötajad tegelevad selliste küsimustega igapäevaselt, neil on suhteliselt standard sõnastused juba arvutites olemas ja nad aitavad teil need kokkulepped ära sõlmida. Et ei olegi vaja teil rohkem midagi muud seal kellegiga emotsionaalselt vestelda, kohtus käia, juriste kaasata. Nüüd, kui lastekaitsetöötajad miski põhjusel kasutada ei soovi või nende abi kasutada ei soovi, siis on võimalus ka notari poole pöörduda. Et notariaalne kokkulepe on kindlasti juba selline dokument, mida on võimalik siis ka hiljem sundtäita. Ja see on nii-öelda... Sundtäite kohtutäiturile anda töösse? Jah, kohtutäiturile töösse anda juhul, kui siis üks pool või see kohustatud pool siis seda kokkulepet ei täida. Notari pool on ka suhteliselt lihtne pöörduda, helistate, panete aja, sõnastate ära oma kokkuleppe, saate eelnevalt selle e-kirja teel üle vaadata, kohale minna, allkirjad alla ja ongi kokkuleppe olemas ja rohkem ülejäänud emotsioonid võivad jääda kõik ukse taha. Jah, et pahatihti nendes asjades ongi neid emotsioone on rohkem ja see siis nagu takistab, ütleme, pooltel sellise mõistliku kokkuleppeni jõudmist, aga võib-olla veel Liina jutu jätkuks ma ütleks seda, et notaris minema peate mõistagi ikka nagu lapsevanemad koos. Et notar ei saa kedagi sundida, et kohustada siis kohale tulema ja andma nõusolekut ja lastekaitseametniku juures on sama, et ikkagi mõlemad peavad olema nõus ja seejärel nagu sõlmitakse selline siis kokkulepe. Ja kolmas võimalus on siis võtta see kõige keerulisem ja raskem tee, et see lippude lehvides kohtusse minna, kaasata juristid ja kõik oma emotsioonid ja mõtted ja muu eluolu kõik siis seal kohtuseina vahel esile tuua, ära jagada ja siis jätta kohtu otsustada, kuidas see siis võiks nagu välja näha. Aga kindlasti on see kõige emotsionaalsemalt kurnavam veelgi, sellepärast et elu näitab seda, et siis tullakse välja ikkagi nii-öelda nende lahkuminekute põhjustega, juba nendega, algselt, kuidas üldse kokku saadi, miks laiali mindi ja mis nad etteheited kõik selle koos oldud aja jooksul on teineteisele kogunenud. Ehk siis seda saaks vältida, kui kasutada siis eelnevalt nimetatud lastekaitse või siis notari vahendusel kokkulepete sõlmimist. Ja nagu mina armastan öelda, et kui kuidagi ei saa, siis selleks kohtud ongi. Selleks kohtud ongi, jah. Seal on ka iseenesest on veel kaks võimalust, et kas seda teha siis maksekäsu kiirmenetluse kaudu või siis päris hagi kaudu. Et enamasti see maksekäsu kiirmenetlus on tagasihoidlikumalt kasutatud võimalus kui hagi vähemalt minu või meie kogemuses. Nendel emmal-kummal menetlusel me hakka pikemalt nagu täna peatuma, aga võtame siis vahele veel küsimusi, mida on palju. Tuli järgmine küsimus, et kui eksmees istub kinni, kas siis lapsed ei saa elatist kui ainult seda, mis riigi poolt antakse? Kas ei saa teda vangla tööle panna ning tema teenitud tulu läbi kohtutäituri lastele toimetada? Et jah, kui nüüd tõesti olukord on selline, et lapse isa on vangis ja kui ta nüüd vangis teeb tööd, siis on kohtutäiturile võimalik seda tulu arestida. Aga kui ta vanglas tööd ei tee, ta sissetulekuid ei ole, siis paraku jah, kohtutäituri midagi arestida ei saa ja ei saa ka nõuda nüüd kuidagi seda, et see lapsevanem seal vanglas tingimata tööd teeb või tööd teha saaks. Aga üks võimalus on tegelikult sellises olukorras veel, kui tõesti nagu ei ole võimalik, kui lapse isa vanglas ei tööta ja kohtutäitur siis isalt seda elatist kuidagi nõuda ei saa, sest lihtsalt tulud puuduvad, siis on selline mõiste õiguses nagu ka asenduskohustus.
ja asenduskohustust saab nagu nõuda kohtu kaudu siis lapse vanavanematelt. Ehk siis lapsel on õigus esitada siis oma seadusliku esindaja kaudu siis kohtule hagiavaldus lapse isa siis vanemate vastu. Ehk siis oma vanavanemate vastu. Ja siis sellisel juhul, kui tõesti kohus näeb, et see hagi on põhjendatud, et siis kohus ka välja mõistab lapse vanavanematelt siis selle elatise. Mul sellega tuleb kohe meelde meil üks vaidlus, see oli äkki aasta tagasi, et kus me ka olime siis kliendi palvel minemas lapse vanavanemate vastu. Ja üllatus oli siis Tartu maakohus asja töösse võtnud, hakkasid maksed laekuma. Et teinekord võib osutuda, ütleme, see vanavanema vastu kohtumenetluse algatamine, aga teatud mõttes selliseks võib-olla, kuidas soovite, sunnimeetmeks. Et kahtlemata sellises olukorras need samad vanavanemad pöörduvad ju siis oma lapse poole, et noh, miks sa siis ei maksa oma lapsele elatist ja see asi tookord nii laheneski, et nad ikkagi, et kohtu ette, ütleme, neid vanavanemaid minu mäletamises ei toodudki. Saime siis ülevaate kinnituse, et on hakanud maksed laekuma ja seal maksti vist isegi jooksev võlg ära, jah. Et see nagu osutus vaata, et veel efektiivsemaks meetmeks, kui et oleks vanavanema vastu siis tulnud kohtuotsus. Et ka see on üks selline, ütleme, minu kogemuses küll alakasutatud võte, et tihti inimesed seda ei tea, et lapse vanavanemate vastu võib sellises olukorras minna nõudega. No muidugi ka eeldusega, et nad on elus ja nad on Eestis. Aga miks mitte ka, kui on üks teada siin Lähi-Skandinaavias, siis ka selliste küsimustega me oleme pidanud tegelema, et need inimesed on kõik üles leitavad. Nii, Liina. Nii, mina võtaks siis järgmise küsimuse, mis on küsitud. Kui elatis on 10 aastat tagasi välja mõistetud 140 € ulatuses ja kui seda on korrapäraselt tasutud, kas tänasel päeval, kui miinimumelatis on 270 €, saab seda suurendada? Mis on siis argumendid suurendamise jaoks ja mis on nii-öelda vastuargumendid, et seda ei saaks teha? Kuidas on uuel aastal näidanud kohtupraktika, kas 270 € on pigem tavapärane miinimumelatis või pigem mitte? Et alustades nüüd siis tagantpoolt, siis selle aasta statistikat väga palju veel teha ei saa, meil on alles jaanuarikuu on siin suhteliselt keskpaigas, et ilmselt saab seda statistikat teha kuskil poole aasta pealt või aasta lõpus. Aga kui rääkida siis iseenesest sellest summast, siis 270 € on miinimum, mida kohus üldjuhul alati välja mõistab ilma siis tõendamata. Nüüd see, kui vana kohtuotsus on 140 € ja täna see on siis 270, et kuidas seda suurendada, siis jah, seda on võimalik suurendada. Et siinkohal on alati esimene kavalus on see, et kui üldse alguses kohtusse pöörduda, siis võiks see sõnastus või nõue olla nii paindlik, et saab kogu aeg see ajas suureneb iga kord, kui see miinimumpalk tõuseb, siis suureneb ka teie see elatusraha. Aga hästi, kui seal on kindla summana see fikseeritud, siis saab ka seda suurendada, aga sellisel juhul peaksid siis olema mõjuvad põhjused selleks, et see summa on suurenenud ja vajadused on suurenenud. Et selle jaoks on siis jällegi need kuludokumendid, uus hagi kohtusse, ütleme, meil on ka jooksvalt selline elatusstandard on võib-olla kallimaks läinud, ka selle pinna, ka see võiks olla üks argument. Nüüd vastuargumentide osas, et miks mitte nagu seda suurendada, see siis jääb nüüd vastaspoole argumenteerida, et ma ei tea, et ei ole standard kallimaks läinud, ei ole kulusid tekkinud, lapse vajadused on pigem vähenenud, algselt tahtis kanda võib-olla kaubamärgiga riideid, täna enam ei ole tal vahet, et inimesed on erinevad. Et võib-olla lühidalt selline kokkuvõte. Nii, aga siis paar sõnaga vähendamise võimalustest, et ka selliseid nõudeid on ette tulnud. Jah, et vähendada on ka võimalik elatist, et selleks peavad olema muidugi mõistagi erandlikud asjaolud ja erandlikuks asjaoluks võib näiteks olla olukord, et alates eelmisest kohtuotsusest on näiteks lapse isa muutunud piiratud teovõimetuks või osaliselt kaotanud töövõime, et siis tal tuleb neid asjaolusid tõendada ja ta saab esitada siis kohtule hagiavalduse elatise vähendamiseks.
et just jah, oluline ongi see, et mingisugused erandlikud asjaolud peavad olema. No üks vähendamise alus on kindlasti ka see, mis on seaduses ette nähtud, et kui elatist kohustatud maksma pandud vanemal sünnib noorem laps. Et see on ka, ütleme, selline üks hästi levinud põhjus, et siis nagu muutuks see kulu nagu suureks, eks jah, et inimlikult arusaadav, aga seda on kohtud nagu päris tõsiselt arvestanud teinekord siis faktorina, mis kindlasti aitab vähendada seda igakuist elatist. Et seal oli see nagu võrdse kohtlemise põhimõte, sellest sõnastust on laste võrdne kohtlemise põhimõte, üks laps ei tohi jääda nagu vähem kindlustatud võrreldes teise lapsega. Järgmine küsimus on siis selline, et kui on tehtud kompromissleping elatise suhtes, aga lapse isa sellest kinni ei pea, siis kuidas peaks edasi käituma? Et küsimusest jääb selgusetuks, et millise tugevusastmega see kompromissleping on nüüd tehtud. Et kas ta on lihtkirjalik või siis ta on juba kohtuvahendusel tehtud või notari vahendusel, et kui ta on notari vahendusel või kohtu kaudu tehtud, et siis tuleks see panna täitemenetlusse. Ehk siis anda kohtutäiturile nõude sisse nõudmiseks. Kui see on aga lihtkirjalik ja kohustatud vanem siis ei täida seda, siis tuleks pöörduda kohtusse ja tekitada kohtu vahendusel selline dokument, mida siis saaks sundtäita. Sundtäitmist rääkides võtan ka siit ühe küsimuse, et kas kohtus omab kaalu omavaheline kirjalik kokkulepe, kui see ei ole notariaalselt kinnitatud? No ütlen kohtuvaidluse koha pealt, ta omab küll ikkagi mingisugust tähendust, aga eks seda hindab igakordselt kohus. Aga mingisugunegi kokkulepe on parem võrreldes sellega, kui üldse kokkulepet ei ole. Aga jah, tõsi on see asi, et kirjalik kokkulepe, kui te olete omavaheliselt teinud, et seda nagu otse kohtutäituri kätte ei saa viia. Ütleme, selles seisnebki vahe võrreldes notariaalse kokkuleppega või kohtuotsusega. Et notariaalne kokkulepe on siis kohtuotsuse jõuga, et see samamoodi võib muutuda siis kohtutäituri jaoks otse töösse võetavaks, erinevalt omavahelisest. Et siin võib kohe edasi rääkida ka seda täitemenetluse poolt, et kindlasti on sage olukord ka see, kus nõue on antud kohtutäiturile täita, aga kohtutäiturile ei õnnestu mingisuguseid kinnipidamisi teha. Et siis eelmisest aastast on võimalus pöörduda ka riigi poole abi saamiseks, et riik siis vastava taotluse alusel, avalduse alusel maksab elatisabi. Ja see elatisabi suurus on siis 100 eurot lapse kohta. Seal on teatud eeldused, seda saab juba nõuda kas siis kohtumenetluse ajal, ehk annate hagi sisse ja ühtlasi ka taotlete kohe elatisabi riigi käest, või siis on seal eelnevalt käinud 4 kuud täitemenetlus ja sest kohtutäituril ei ole õnnestunud sealt midagi kinni pidada. Ehk siis ütleme, et kui isal igasugused sissetulekud puuduvad, siis riik on andnud siin oma abikäe, sest lapsel on vaja ikkagi täna ja kohe vahendeid selleks, et oma vajadusi katta ja riik on pidanud õiglaseks summaks 100 eurot siis lapse kohta. Kui juhul, kui on muidugi vähem välja mõistetud lapse kohta kohtuotsuse alusel näiteks, siis riik maksab seda summat, mis on kohtuotsuse alusel välja mõistetud. Nii, ma võtan siit järgmise küsimuse. Et eelmisest suhtest on 2 last, 11-aastane ja 17-aastane, kes paari kuu pärast saab 18, kuid jätkab õpinguid gümnaasiumis. Kohtumäärusel on kirjas, et elatist tasuda kuni lapse täisealiseks saamiseni. Kas ja kuidas edasi? Kas on seadusega paika pandud miinimumsumma, mida maksta täisealise lapsele, kes õpib gümnaasiumis? Kas suved kuudel, kui laps käib tööl, on samuti kohustust elatist maksta? Lisaks on nüüd kohe ka uue elukaaslasega nüüd ühine laps. Jah, et tõesti, et kui nüüd kohtulahendi alusel on välja mõistetud elatis selliselt, et kuni lapse täisealiseks saamiseni, siis selle kohtuotsusega nii-öelda siis enam edasi elatist nõuda ei saa, ehk nüüd peaks siis see täisealine laps ise pöörduma uue hagiavaldusega kohtusse, kus ta siis palub kohtul välja mõista tema kasuks elatis. Ja seda ta peab nüüd ise tegema, ilma siis ema, kui ta on emaga, siis ilma emata siis, et see nõue tulebki tal ise esitada.
ja tal on seda õigust teha, kuni siis, kui ta õpib gümnaasiumis või siis omandab muud kutseharidust või ka kõrgharidust isegi, aga siin on siis määratletud ära see vanusepiir, et kuni 21-aastaseks saamiseni. Ja antud juhul, kuna siis tegemist on täiskasvanud lapsega, siis ta tulebki esitada siis hagiavaldus elatise nõudes. Ja ka sellele küsimusele siis vastust, et kas siis elatis peab maksma ka siis, kui laps käib tööl suvevaheajal näiteks. Jah, antud juhul, kui laps on ikkagi jätkanud õpinguid pärast täisealiseks saamist koolis, siis see ei ole nagu asjaolu, et elatist mitte maksta, kui ta käib suvevaheajal tööl, et ka siis ikkagi tuleb seda elatist tasuda. Ja et kas on paika pandud miinimumsumma, et see sama summa kehtib, mis ongi see Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast siis pool, et praegu siis 270 eurot. Aga see muutub iga aasta? Jaa, see võib muutuda, sest näiteks eelmine aasta oli see 250 eurot, et praegu on 270, et see kehtib ka täisealisel lapsel. Aga siin muidugi tuleb eristada seda, et kui näiteks on 5 aastat tagasi tehtud leping, nagu siin ennegi küsis, et mõisteti välja väiksem summa, siis ongi, et ühel hetkel, kui elukallidus jõuab järgi, eks, ja kõik see, et siis ongi see osa, et tuleb uuesti kohtusse minna, kui just ei olnud omal ajal esitatud siis kohtule pöördumine selles, et palun välja mõista seal 1/2 kehtivast miinimumpalga määrast. Et ka selliseid asju on võimalik teha ja need on nagu universaalsemad selles mõttes, et kuni siis laps ongi ükskord täisealine, siis ka kui see asi on kohtutäiturile antud, tuleb kohtutäituril arvestada vastavalt kohtuotsuse sõnastust. Ja kui see sõnastus on see, nagu milline ma ütlesin, siis see tähendabki, et iga aasta see elatise igakuine makse peab olema natukene suurem. Aga lähme edasi kohtutäituriga, et võtan ka siit ühe küsimuse. Kui lapse isal on turjas mitmed kohtutäiturid, siis kas lapse elatis võetakse esmajärjekorras isa arvelt, kui sinna peaks midagi laekuma? Ja arusaam on õige selles mõttes, et kui näiteks lapse isal või ka emal, ei pea ainult mehi stigmatiseerima siin, on mitmeid asju täitemenetluses, toome näite kas või 17 asja korraga ja kui tuleb siis töösse kohtutäiturile elatise nõue, siis elatise nõue kõige primaarsem, kõige olulisem. Kõiksugu telekate järelmaksud ja pangavõlad ja mis seal kõik muud on, need jäävad kõik alates teisele ja kaugemale kohtadele. Elatis tuuakse alati kõige esimeseks ja primaarsemaks. Ja siin on see põhimõte, et laps on see kõige väetim, kõige abitum ja tema huvid prevalveerivad üle kõigi muude sissenõudjate huvide. Ja see on küll, et see on nagu ütleme elatise täitemenetluse mõttes on tõsine eelis. Nii, järgmine küsimus. Kui eksmees istub kinni, kas siis lapsed ei saa elatist kui ainult seda, mis riigi poolt antakse? Kas ei saa teda vanglatööle panna ning tema teenitud tulu läbi kohtutäituri lastele toimetada? Vaata silma kohe tegema, see küsimus meil juba oli. Võib-olla siia nii palju ainult veel juurde öelda, et saaks teisi vastused ka anda, et ega tööle teda nagu vanglas sundida keegi ei saa tõtt öelda, et nii palju kui meile siin teadolevalt on infot, et vanglas töötamine on nagu vabatahtlik. Aga võtame mõne teise küsimuse nüüd juurde. Nii, mul on ees, kas on... Jah, võttes. Kas laste isal on õigus elatisest maha arvata päevaraha, kui lapsed tema juures käivad? 2 nädalalõppu kuus. Elatis sai kiirkorras peale pandud 3 aastat tagasi, 400 eurot 2 lapse pealt. Nii, väga levinud olukord. Jah, suhteliselt levinud olukord, jah. Et kui siiski ikkagi elatis on välja mõistetud kohtuotsuse alusel kindla summana, siis on see täitmiseks kohustuslik. Et lapse isal ei ole võimalik ühepoolselt teha mahaarvamisi. Et seega ikkagi tuleb täita seda kohtuotsust ja maksta ikkagi see välja mõistetud elatis ja mahaarvamised antud juhul lubatud ei ole. Küll aga võivad vanemad teha omavahel mis taas kokkuleppeid, aga neid asju paraku ühepoolselt ei saa teha. Kui ka tehaksegi, ütleme selliseid kokkuleppeid, et näide, et kohtuotsusega on välja mõistetud 200 eurot kuu, aga näed, et lapsed olid minuga nii palju, naa palju, et lepime kokku, et see kuu oli 150. See nüüd sõltubki, et kui siis lapse seaduslik esindaja, kelle juures laps on, eks jah, kui tema nagu kinnitab, et jah, talle sobib, siis see on täiesti nagu okei. Aga jällegi, et hiljem sellest vaidlust ei tekiks, et soovitaks nagu kirjalikult sellest kokku leppida.
nii, aga meil tänaseks planeeritud aeg hakkab nagu ümber saama, et ja kannab välja ikkagi selle sama mõtte, et huvi on nagu suur selle teema vastu ja kõikidele küsimustele me kahjuks täna ei jõudnud vastata, aga pange Jurist annab nõu meie gruppi ja need vastused tulevad. Aga ma arvan küll, täna ma võin siin terve büroo eest ja nimel lubada, et elatise teemal, arvestades seda populaarsust siin, nüüd on kindlasti vaja üks selline otseeter veel teha. Mitte isegi mõte. Ja siin enne arutasime, et võib-olla järgmisel korral lülitame siia ka juba sellise haakuva teema nagu siis hooldusõigus, jah, et ka selles siin nagu läheb neid paralleele palju ja mitmeid. Ja kui siis kokkuvõte oleks, et elatis tuleb maksta, mõelge nende väikeste laste peale. Siin nagu valiku küsimust ei ole, see on nagu nii selgelt kirjas igas võimalikus mõttes ja kohtute seisukohad on nendes asjades selged, et aga kui siis tõesti kuidagi omavahel ei saa, siis me kõik hea meelega teid aitame selles küsimuses läbi kohtu ja täitemenetluses ja ka välismaal. Täname kuulamast, vaatamast ja järgmise korrani. Ja tehtud.